Saame tuttavaks, see on Nele, krapsakas noor pereema, kes elab oma mehe ja lapsega Tallinna lähistel Laagrikandis. Oma elukoha asupaiga ja liikuva elustiili tõttu kasutab Nele igapäevasteks asjaajamisteks isiklikku autot. Oma 9-aastase autojuhi staaži juures on Nele sõitnud üle 10 erineva autoga ja hankinud kogemusi nii bensiini kui diisliliikuri omanikuna. Kuid mõned kuud tagasi jõudis ta otsusele, et on aeg proovida midagi uut. Kuidas jõudsid teie oma perega selleni, et soetada endale siis igapäevasteks asjaajamisteks auto, mis sõidab pehmelt öeldes lehmasõnnikust toodetud kütusel? No esiteks, ega ma sellest lehmasõnnikust isiklikult midagi paremat ei oskaks teha, kui siis autole kütust. Et väga hea variant, kuidas seda kasutada. Igapäevasteks sõitudeks on CNG auto väga mõnus, soodne, keskkonnasõbralik. Täiesti ajab oma asja ära, jõuab ilusti punktist A punkti B, aga mõnus on sõita, ma ei tunneta mingit vahet tavalise bensiini või diisliautoga. Tegelikult seda on võimalik toota ju ka täiesti tavalistest biojäätmetest, ehk siis sellest samast nii-öelda prügist, mis jääb siin koduses majapidamises üle, et kas on nagu nüüd tulevikus plaan ka endale koju väike tehas püsti panna? No tehast võib-olla päris mitte, et komposter küll mul aias on ja kõik toimib väga kenasti. Kui tavatankled on Eestis ikka päris piisavalt, et kuidas selle CNG-ga on? Mina siiamaani ei ole selle üle muret tundnud, sellepärast, et minu igapäevastel trajektooridel on tankleid piisavalt, ma ei ole kusagil hätta jäänud. Ka Tallinnast väljaspoole minnes olen neid tankleid silmanud. Lisaks sellele, et nüüd siis nii-öelda karma on sul kordades nii-öelda väiksemaks läinud, et kas on ka mingisugust materiaalset kasu? Materiaalne kasu on täiesti tuntav, et kui eelmise auto panin paagitäie kütust, maksis 80-90 eurot, siis seekord panen paagi täis vaatama, kas täna läheb vähe või palju, et kas 10 või 15 eurot. Täna läks üle ootuste palju, et 19 eurot. Mis ülejäänud rahadest saanud on? Ülejäänud raha läheb ikka enda ilusaks tegemise peale.